Head kuulajad, olen siis haridusterminoloogia töörühma juht ja tänane minu ettekanne on pühendatud ma ei oska nüüd vajutada Eeva Tamme mälestuseks, kes oli meie töörühma liige algusest peale ehk siis aastast 2007 ja kahjuks selle aasta novembris lahkus. Ma ikka ei saa aru, kuidas. Nii. Haridus on valdkond, mis puudutab väga paljusid inimesi ja kui ühest küljest on see väga hea, see on teema, mida kõik inimesed tunnevad, siis teisest küljest toob see väga palju probleeme haridusterminoloogiasse, sest eri valdkondade terminoloogia võib olla pisut erinev ja seetõttu siis erinevate valdkondade inimesed kasutavad võib-olla eri termineid. Alates 2007. aastast töötabki Eestis haridusterminite komisjon ja selle komisjoni töö tulemusena siis ilmus 2014 hariduse ja kasvatuse sõnaraamat. Ja kui pabersõnaraamat on siis staatiline ja trükitud sellisel kujul, mis ta sel hetkel oli, siis samal ajal tegelikult avati siis ka veebis haridussõnastik ja alates sellest aastast on haridussõnastik ka sõnaveebis, mille üle mul endal on väga hea meel, sest inimesed leiavad sõnaveebi kaudu, ma arvan, paremini haridussõnastiku üles, sest väga paljud inimesed on mulle 10 aastat hiljem veel öelnud, et nad ei olegi kuulnud, et on olemas selline sõnastik nagu haridussõnastik. Aga märkasin, et seal on siiski mõned probleemid. Näiteks see, et kui termin on kahesõnaline või rohkemasõnaline, siis neid termineid sa pead terve termini panema otsingusse, et sa selle üles leiaksid. Et üksiku sõna kaudu seda ei tule. Aga mis probleemid siis haridusterminitega on? Meile tuleb üsna palju uusi termineid ja seoses nüüd õppimiskohustuse reformiga on Haridusministeerium otsustanud, et koolikohustus muudetakse õppimiskohustuseks. Ja siin on ka teil siis HTM-i definitsioon, et õppimiskohustus on siis 18. eluaastani ehk siis varem ei tohiks õppimist lõpetada. Ja seoses õppimiskohustusega on HTM defineerinud väljalangeja. Ja väljalangeja selgitus ei jätka lõpetamisega samal aastal õpiteed, siis ühest küljest me saame seda aru, aga kui on väljalangeja, siis tekib küsimus, kus ta on välja langenud. Kui ta on põhikooli ära lõpetanud, siis tal ei ole koolikohustust, tal on õppimiskohustust. Kas ta langeb välja õppimisest? Õppima ei pea koolis, õppida võib kodus, ükskõik kus kohast veebi kaudu. Nii et meie töörühm on arutanud, et see väljalangeja termini selline kasutus ei ole õigustatud. AKS-is on meil olnud siis termin väljalangenu, mis on seotud eelkõige siis koolist väljalangemisega. Nii et see on selline mõtlemiskoht, et me võtame mingi termini, hakkame kasutama, aga me ei mõtle nii-öelda siis laiemalt.
Siis probleeme on sarnaste terminitega, mis on erinevad mõisted ja need, või siin näitena ma tõin siis õpe ja õpp. Õpe on õpetamine, õppimine ja õpetamine koos, aga õpp on siis õppimine. Ja kui see sõna õpp sellisel kujul võib tunduda võõras, siis rohkem on ta tuntud siis eesliitena õpi, et seda kasutatakse küll palju, ma ei tea, õpiränne, õpiedukus ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui eelmise aasta konverentsil oli meil arutelu, kas õpikeskkond või õppekeskkond, siis tegelikult need ongi kaks erinevat või me peaksime ikkagi kasutama sellist ühesugust, et õpikeskkond sisaldab ikkagi ka õpetamist ja kui me seda mõtleme, siis on tegemist õppekeskkonnaga. Aga võivad olla ka õpikeskkonnad siis ainult inimesel endal. Siis termini tähendus võib olla vahel hägus või üks levinumaid, mis on hästi laialt levinud, ilmselt ka inglise keele mõjul, on parimad praktikad. Et mis asi see parimad praktikad siis on? Mida me selle all mõtleme? Et inglise keelest on see practice'is tulnud, eesti keeles me tegelikult kasutame sõna praktika pigem ainsuses. Ja praktikate all mõeldakse siis tavasid, viise, meetodeid, kogemusi või siis loomulikult ka praktika või praktikatunnid. Aga just see esimese tähenduse juures siin eesti keeles meil on oma selged sõnad. Et kui ma räägin õpetamise praktikatest, millest ma siis räägin? Kas ma räägin õpetamise viisidest või ma räägin praktikatundidest? Ja ma võin rääkida ka oma kogemustest, et minu kogemused on, mitte siis minu praktikad on. Et sellised eestikeelsed omasõnad võivad olla tegelikult palju täpsemad. Ja kui sellel aastal ilmus Tallinna Ülikoolis õppejõudude koostatud artikli kogumik, siis seal sai autoritega need asjad läbi räägitud, aga mis seal sisse jäi, on siis praktikakogukonnad. Et mulle tundus, et see on seotud praktikaga, aga üks autoritest, Mari Karm, tõi välja selle, et kui oli, millega tema kokku puutus, et Tartus oli haridusteemaline konverents ja nemad pakkusid praktikakogukondade töötuba, siis selle peale mitmed tuttavad ütlesid, et ma sinu töötuppa ei tule, sellepärast et mina praktikaga ülikoolis ei tegele. Et jällegi, kui siin on mõeldud seda, et see praktikakogukond on tegelikult kogemuskogukond, et me jagame üksteisele kogemusi, siis me selle sõna praktika kaudu tegelikult ei saa aru, millest see praktikakogukond võib tegeleda. Siis sellest ma olen rääkinud ka varem, et jällegi see eesti keele rikkus, inglise keeles education on hästi levinud ja nagu Tarmo Saumergi ütles, et me enamasti loemegi inglise keeles, aga kuidas me siis eesti keelde tõlgime, et näiteks on siis esimene tähendus haridus, näitena tõin siia alushariduse, et see on võib-olla kõige levinum. Samal ajal education tähendab ka kasvatust, vähemalt need terminid, mida me siis kasutame koos kasvatusega, siis on üsna selged,
et kui me ütleme isamaaline kasvatus ja isamaaline haridus, siis meie jaoks tundub siin vahe sees olevat, et nad ei ole päris üks ja sama asi, kui siis on lihtsalt siis education. Siis haridust või educationit võib tõlkida ka kui õpe, et jällegi alternatiivõpe, alternatiivharidus, jällegi minu jaoks erinevad mõisted, et me võime kasutada neid termineid, aga õpe ja haridus Eesti inimesele jaoks, ma arvan, on üsna erinevad. Siis on veel koolitus, kogukonnakoolitus ja keskkonnaharidus või kogukonnaharidus, et jällegi see tähenduse erinevus on eesti keeles täiesti ilmne. Et koolitus on palju konkreetsem, haridus laiem ja üldisem. Ja võib leida ka siis tähenduses pedagoogika, et näiteks siis koolieelne pedagoogika, nii et nagu te näete, siis eesti keeles on 5 erinevat tähendust, 5 erinevat terminit, mida me tegelikult tunnetame kui siis erinevaid ja mille tähendus eesti keeles on erinev, aga inglise keeles me võime kõikide kohta öelda education. Siis, millega ma nüüd üsna hiljuti kokku puutusin, on selline huvitav termin, et tõingi siin inglise keeles kõigepealt välja single loop learning, double loop learning ja triple loop learning. Kuidas seda nüüd eesti keelde tõlkida? Ja otsisin ja tõepoolest leidsin ka eesti keeles. Ühesilmuseline õppimine, kahesilmuseline õppimine, kolmesilmuseline õppimine. Et kui tekstis tuleb ette ühesilmuseline või kahesilmuseline õppimine, siis paraku minu kui käsitööarmastaja jaoks seostub see käsitöö tegemisega. Ma sain aru, et Anto Veltrel tekkis teised seosed. et jah, et neid seosed tekivad. Nii et see ei ole veel väga levinud, et neid ei olnud veebis väga palju, aga see nagu näitab hästi ära, et me ei saa otse tõlkida. Et kui see otse tõlgitakse, siis me saame sellise tähendusega või sellised terminid, mis ei kanna edasi seda tähendust. Nii et kui tulevad uued nähtused, siis oleks hea, kui need asjad läbi arutatakse ja seal oleks juures ka keeleinimesi, kes siis tooks välja, missugused ohud siin on. Siis näide growth mindset, mis on nüüd juba eesti keeles üsna levinud, aga see on levinud väga erinevate tähendustega. Ja esimene on siis juurdekasvu uskumus, siis on dünaamiline minapilt, mida on ka haridussõnastik varasemalt välja pakkunud, ja edenemismõtteviis. Nii et siin on nüüd täiesti mõtlemise koht, et sõna mindset, kas seda võiks tõlkida kui siis uskumus või on see mõtteviis. Ja ilmselt tänu siis Dwecki raamatu tõlkimisele on hakanud levima siis edenemismõtteviis, mis minu isikliku keeletunnetuse järgi tundub mindseti parema vastana kui uskumus ja samuti kasutab edenemismõtteviisi siis PISA uuring.
Kuidas on teistes keeltes? Saksa keeles on siis dünaamiline minapilt, siis soome keeles on siis mõtteviis ja samamoodi on siis vene keeles. Ja just see uskumuse küsimus, kas see sobib või siis mitte, see nõuab kindlasti ka arutelu. Siis edasi, kuidas tõlkida, et näiteks on eesti keeles sõna ise, inglise keeles sõna self ja siin ma olen siis toonud õssist välja, mis sõna ise siis võib tähendada ja millal ta siis käändub ja millal ta ei käändu. Ehk siis ise käändsõnana käändub siis ise, enese, enda, ennast, end ja nii edasi. Ja vaatame siis erinevaid näiteid. Et hästi palju me räägime praegu siis self-study ja self-directed learningust, mis eesti keeles võiks olla iseseisev õppimine, enesejuhitud õppimine, aga kuidas? Ise õppimine oleks väga hea, just. Et kas ennastjuhtiv õppimine või see tähendab, õppimine ise ei saa olla ennastjuhtiv, et ennastjuhtiv saab olla õppija, aga õppimine ei saa olla ennastjuhtiv. Ja siin on nagu mitmed probleemid, et kui ühel mõistel on nii palju erinevaid termineid, siis ongi küsimus, kas need on üks ja sama või on nad erinevad. Ja selle sama probleemiga olen ma ka ülikoolis kokku puutunud, et kas iseseisev õppimine on sama, mis ennastjuhtiv õppimine. Et osa üliõpilasi kolleege väidavad, et need on kaks täiesti ise asja, nii et jällegi tekib nagu suur segadus. Varasemalt oli tõesti levinum iseseisev õppimine, enesejuhitud õppimine on tulnud tegelikult koos siis inglise keelega. Siis on enesemääramise või self-determination theory, mis on siis kas enesemääramise teooria, isemääramise teooria ja enesemääratlemise teooria. Et jällegi see sama küsimus, sõna ise tegelikult eesti keeles käändub, aga jällegi on hakanud levima jällegi ühe ingliskeelse raamatu tõlkimisega ja kuigi ingliskeelne termin on üks ja sama, siis erinevad teadlased väidavad, et need on kaks täiesti ise asja. On enesemääratlemise teooria on üks, isemääramise teooria on kaks, aga kui me loeme neid teooria alusartikleid, siis tegelikult kasutatakse ühte sama ingliskeelset terminit. Siis suur probleem on otsetõlked ja olen toonud siis näiteks kirjaoskuse. Kirjaoskus eesti keeles on siis lugemis- ja kirjutamisoskus. Inglise keeles literacy on natukene laiem, et ta tähendab ka lugemis- ja kirjutamisoskust, aga ta tähendab ka mingit lihtsalt oskust või siis teadmist. Aga eesti keeles kirjaoskusel tegelikult sellist tähendust ei ole. Aga mida me võime leida? Me räägime kehalisest kirjaoskusest. Et millega on seotud kehalise kirjaoskus? Et kas see termin nagu ütleb teile midagi? Et tasub mõelda.
et inglise keelest on jällegi otseselt võetud, siis see litrisse on tõlgitud kirjaoskusest. Siis leidsin sellise sõna nagu ilmakirjaoskus. Et jällegi, mida teeb inimene, kellel on ilmakirjaoskus? Kas teil on ilmakirjaoskus või ei ole? Siis tegelikult ka finantskirjaoskus. Et nüüd on hakanud tasapisi levima selline tore sõna nagu rahatarkus, et see ütleb mulle palju rohkem, et tarkus, kuidas rahaga ümber käia. Finantskirjaoskus pigem jätab mulle mulje, et kuidas raha lugeda. Et nende puhul ma vaatasin ka, mis on nagu võõrkeelsed terminid, siis võõrkeeles, näiteks saksa keeles, nemad kasutavad kompetents. Et ka eesti keeles kas siis kehaline pädevus, füüsiline pädevus oleks nagu selgem arusaadavam. Ma ei oska selle ilmakirjaoskuse kohta öelda. Finantskirjaoskuse asemel rahatarkus on minu meelest päris hea leid. Siis jällegi see, et sama termin võõrkeeles tähistab eesti keeles erinevaid mõisteid, et siin on näidiseks siis in-service training, et eesti keeles me neid asju eristame, aga kui me hakkame lugema inglisekeelseid artikleid, siis kas me saame aru, mida täpselt seal siis mõeldakse. Siis tegelikult on haridusterminite ja ma arvan ka teiste terminite töörühmade probleem, et kui eesti keeles on termin, aga teistes ei ole, siis meie oleme kasutanud sellist märget nagu kaudtõlge ja aeg-ajalt ikkagi tuleb siis ette, et teistes keeltes neid termineid ei ole. Ja viimasel ajal on tekkinud küsimus ka sellele, et mida teha nende vananenud ja ajalooliste terminitega. Et kas need peavad olema sõnastikus või ei ole või ei pea. Näiteks on siis eripedagoogika on tegelikult hästi levinud, aga defektoloogia on siis selles mõttes vananenud, et nähtus ise on alles eripedagoogika terminiga, aga sõna defektoloogia, ma arvan, praegu tõesti enam keegi ei kasuta. Ja sama probleem on ka võõrkeeltega, ehk siis siin selle konkreetse näite puhul siis ka vene keeles see defektoloogia ei ole enam kasutusel ja pigem ongi probleem selles, et kas me peaksime need võõrkeelsed vananenud terminid ka nii-öelda sõnastikku lisama või siis mitte, et paneme ainult need terminid, mis on praegu kasutusel. Et see tekitab nagu palju küsimusi. Ja kindlasti ka sellised ajaloolised terminid, et kas nad peavad olema. Ajalooliste terminite puhul üsna sageli ongi tegemist kaudtõlgetega. Ma ise olen olnud seisukohal, et kõik, mis meil juba on sõnastikus, siis me neid kustutama ei hakka. Iseasi, kas need on kõigile arusaadavad. Aga jah, et probleeme võib tekkida just tõlkimisel. Nii, sellega kõik. Tänan. Suur aitäh Helinile, et kas on saalis tekkinud küsimusi haridusvaldkonna terminite kohta. Alati põnev jälgida ja vaadata, kuidas leiutatakse uusi pseudotermineid
aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mis on otsetõlge ja mis on kaudtõlge. Otsetõlge on see, kui me tõlgime otse lähtekeelest sihtkeelde, näiteks inglise keelest eesti keelde. Kaudtõlge on see, kui me ei oska näiteks inglise keelt ja tõlgime inglise keelest saksa keelde tõlgitud teose saksa keelest eesti keelde, siis see mingi kolmanda keele kaudu tõlkimine on kaudtõlge. Aga see, millega siin terminite puhul ja ka muidu niimoodi oskamatu tõlkija tegeleb, on toortõlge. Ta võtab nii-öelda toorvaste sõnaraamatust esimese ettejuhtuva vaste ja paneb selle sinna. Et see on toortõlge täpselt samuti, nagu meil on ka toorlaenud olemas. Nii et siin tuleks ilmselt vahet teha sellel, et millega tegu on, et kas on toorlaen või on toortõlge. Okei. Karin Sipul, konverentsitõlk. Kõigepealt ma tahaks tänada, see oli äärmiselt kasulik ja ma kirjutasin mitu lehekülge märkmeid täis ja mul on positiivne kommentaar. Te küsisite, kas peaks alles jätma need vananenud või kasutuselt välja läinud. Siis ma arvan, tõlkide ja tõlkijate arvates on sellest väga palju kasu, sest ega esinejad ei pruugi alati teada, et efektoloogia ei ole enam kasutusel. Esineja koostab ettekande ja keskendub ainult efektoloogiale ja siis on väga kasulik, kui seda on kusagilt leida. Aga loomulikult ajad muutuvad ja üks minu üliõpilastest ütles, et sõna traktor on absoluutselt ebavajalik ja seda ei pea ükski tulevane tõlk teadma. Aitäh. Nii, veel üks küsimus, jah? Mati Kaal. Ma tahtsin toetada eelmist selles mõttes, et oleneb milleks sõnastiku kasutatakse. Et selleks, et lugeda näiteks mingeid vanu artikleid, siis peab neid sõnu teadma, muidu ei oska sellest üldse aru saada. Loed küll emakeeles, aga ei saa aru, sest et ei tea lihtsalt sõnu. Nii et igal juhul märkus võib ju juures olla, et see on vananenud, aga ta peab sees olema. Aitäh. Et jah, et see on tekkinud võib-olla nooremate inimestega, et milleks, see traktori näide oli tegelikult ka hea näide, et ma ise arvan ka seda. Nii et, aga mul on hea meel, et te ka toetate seda mõtet. Aitäh. Praktika arutamine oli väga kena, aga mina näiteks ei saa väga sageli aru, mis asi see kogukond on. Okay. Sest ka nende näidete puhul see ei kattunud üldse mitte minu meelest. See üks praktikakogukond oli muidugi täiesti arusaamatu nähtus, sest kes seal siis selle kogukonna moodustavad, täiesti võimatu aru saada, kas see kogukond on kuidagi defineeritud kuskil. Jah, et see on nagu tervikuna selline, mille puhul tekivad küsimused, et kogukonnana ma pean järele vaatama. Et ma arvan, et need ühesuguse taustaga inimesed, kes nagu määratavad ennast kogukonnana. Identiteediklubi. Jah, eks ta nii on. Aga selles mõttes oli juttu seal see growth, aga seal sa pöörasid tähelepanu sellele mõtteviisile, aga see growthi pool sa ei toonud välja, aga mulle tundub, et seal on veel suurem nagu vahe ju selles, et üks on see edenemine on ikkagi niisugune lai ja positiivne ja juurdekasv on nagu meie kontekstis väga kitsas ja problemaatiline.
Aitäh, et me peame seda terminit veel edasi arutama igatpidi, et mis see oleks nagu parem. Aga jah, et kui on mingid raamatud nagu tõlgitud, nagu see mõtteviisi raamat on tõlgitud, see levib ja seetõttu siis levivad need terminid, mida on seal kasutatud. Et see on paraku nii. Jah, et ma kujutan ette, et see diskussioon võiks jätkuda veel pikalt, aga võib-olla siis vabastaksime selle ruumi järgmistele kõnelejatele, et seniks siis aitäh Helinile. Aitäh!